annab avavile ja hakkame sõitma ja vaatame, kuhu me 2 tunni pärast ka head minekut näidanud. Tallinna Flora vastu, Tallinna tervista värava lõi ja nüüd Mihkel Ainsalu leitakse. Kas läheb mees löögile, teeb väikse konksu. Nüüd Otto! Mehed jäävad praegu ette Tammekal kenasti ja nüüd saab minna Frank Liivak. Vaatame järgi seda Ainsalu olukorda. No tegi seal väikse konksu ära, Müür oli tal kohe vastas ka. Mängib lühidalt lahti Ottoole, Otto lööb ja oi, kuidas Otto lööb! Lööb nii hästi, et 7. minutil Tallinna FC Levadia läheb juhtima Tartu Tammeka vastu võõrsil. No vaatame, Ainsalu mängis lühidalt lahti, Otto võtab ühe puute ja virutab peale ilusti. Lapal ei olnud väravas võimalust ka mitte. Tõesti suurepärane sooritus. Lapa hüppas küll, aga tundus, et saatis lõpuks ainult silmadega seda palli. Keerutab ja seal on vahel Mait Vaino. Ja nüüd komistab ja Vendel! Ja ei lähe palju mööda see üritus ja Tammeka jälle kaitses käkib. Libises. Vaatame kohe järgi, vabandust, Ignatius selleks meheks oli. Vendel sai üritada ja sai hakkama pikakasvulise ja nobeda Erling Haalandiga, aga nüüd Epton, kas saab minna? Ja üritab kaugelt ja läheb ikkagi omajagu mööda see üritus praegu. Tundus, et Valner vaatas ka, et Pärnu JK Vaprus käis külas FC Kuressaarel. Peetson vastas, kas teeb ära kogenud mehele? Mängib välja Veelmaale, Veelmalt Tsender Tuus ja Pereira seal koha peal oli ka, aga käed taeva poole, tuleb pall karistusalasse ka. Vankva seal kerkis, aga nüüd Tambetuul on pall jala peal, tuleb löök. Ja Kangas lahti praegu ees, aga veel. Mängib paremale Mihkel Ainsalule. Ainsalult Tsenderdus ka Tambetuu suunas. Ja tuleb löök ja viib praegu juhtima. 2-0. Aga ikkagi mitte. Grigori Ossomkov näitab, et no vaatame praegu. Vaino sealt lükkas selga. Frank Liivak nüüd ette poole. Mihkel Ainsalu. Tuleb pall karistusalasse ka, aga seal on Tammeka mehed olemas, aga ikkagi nüüd Pubakar Tambetuu ja tuleb ette posti löök. Kristjan Lapa selle ära nappab, aga äärekohtuniku lipp oli enne üleval. Vastu kätt mingi löögi või mingi sellist taolise asja. Tõesti tundub, et ja Levadia saab palli endale ja vasakult ääret nüüd minemas Mark-Oliver Roosnup. Pubakar Tambetuu ja Vendel. Ja kas tuleb lööki ja tulebki löök, aga no see läks nüüd ikka väravast päris kõvasti üle. Otto tõstab käed taeva poole. Tuleb pall karistusalasse, kerkib Rasmus Peetson. Päris hästi kerkib, aga vasakust värava postist. Lapa palli mängu panna, no vaatame. Oli kuldne võimalus Rasmus Peetson. Lõpuks pall ikkagi Tambetuu käes. Ja nüüd ette poole Mark-Oliver Roosnup. Veelma tal vastas. Joosep Saliste tuleb värava ette, aga Lapa seal seinana ees. Ja pikemaga ette poole. Aga et see teine pooleg enda kasuks keerata. No vaatame. Hakkame minema ja vaatame, kuhu me kohale jõuame. Suhteliselt palju külmemaks ilm ka läinud on, aga nüüd Pubakar Tambetuu läheb. Mait Vaino tal seljas ka ja noor keskkaitse võtab selle palli praegu päris kindlalt ära. Ka mees, kelle Brasiilia nõksu jagub omajagu. Rasmus Peetson nüüd. Mihkel Ainsalu. Joao Pedro karistusalas. Tuleb löök, aga Lapa väga hästi sekkub seal nüüd. Ja Lapa näitab, et tegu on väärt väravaiga. Evert Grünwald on nagu klaasis tehtud. Ja hüppab vahele sealt ja kas pall läheb väravasse? Ei lähe praegu. Kristjan Lapa napsab selle ära. Takerdub see suisa oma mehes. Tuleb pall kasti ka, aga seal on soomlane vahel. Joao Pedro'l on pall. Mihkel Ainsalu. Ja oi, kuidas paneb jala vahele nüüd Kristjan Lapa. Sportsoovil on raske, kui selline mees nagu Oliver Kangaslahti on vastas, aga nüüd ikkagi Levadia minemas. Frank Liivak. Värava ees olemas Pubakar Tambetuu. Kas lahendab ära? Lahendabki ära ja viib Tallinna FC Levadia 71. minutil. No vaatame järele seda olukorda. Liivak sealt palli kätte sai. No oli täiesti üksi Tambetuu jäänud ja teeb sealt kaunit sammu mööda ja lajatab selle palli sinna lati alla. Ei ole Kristjan Lapal ka mitte midagi teha. Hüppas ta juba pikali ära ja seejärel jäi Tambetuul ainult pall väravasse lükata.
sel hooajal tõesti Tambetuu on näidanud ennast väga heast küljest ja nüüd 2 vahetust ära tehakse. Rasmus Kallas tuleb välja ja Pedro Manuel sisse. Tammeka meest ei olnud, aga pall ikkagi Tammeka käes. Kangas lahti saab pea vahele ja Manuel lööb seisub 2-1. Pedro Manuel lööb oma teise värava Premium liigas. Kui vähe, no vaatame järgi, Kiidrani pall suhteliselt ebaõnnestus sinna. Aga siis sai palli uuesti kätte ja pall karistusalasse. Seal Kangas lahti pikendas, Vankva natuke ebaõnnestunult klaaris seda palli sealt ja Pedro Manuelil jäi üle pall vaid väravasse koksata. Vaatame uuesti. Tuli pall nii kiirelt, et ei olnud Valneril ka mitte midagi teha seal. Rõõm on meeletu Tammeka meestes, rõõm on meeletu. Aga nüüd Ivoro eksib sööduga ja Ignatius. Keeri minemas ka, oi kui ilusti astub Ignatius mööda, tuleb löök ka, aga nii nõrgaks jääb see löök, et Karl-Andre Valneril. Aga keerutab nii ebaõnnestunult, et nüüd saab Skortsov minna. Ja Mihkel Ainsalu, kas tuleb lööki ka? Keerutab ja tuleb lööki ja Kristen Lapa, daamid ja härrad. See on Kristen Lapa. Võtab ära siit selle löögi. Taas Pedro paneb kohe uue palli. Tambetuu saab kätte selle. Kas lööb ja läheb löögile, aga omajagu see pall väravast mööda läheb ja Kristen Lapa saab palli mängu panna. Vaatame korra järgi. Kas siis läks Mait Vainost, tundub see pall, et siit Viigi väravat leida. Ja seda nad ei saa, sest kõlab Grigori Ossomkov.